tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Mina olen Eeva Roos. Alanud on noortekirjanduse kevad ja igal neljapäeval me tutvustame ühte kirjanikku, kes on kirjutanud Eesti noortele. Ja täna on meil külas Mariann Rückenberg. tere, Mariann! tere, Eva. kuidas sul läheb? mul läheb väga hästi. Aga sellest räägime natuke hiljem, eks? ja Kas sa teadsid juba väiksena, et sa tahad kirjanikuks saada? ei teadnud. Ma teadsin, et mulle meeldis kirjutada. Mulle meeldis kirjutada salapäevikuid. Ja ma lootsin, et äkki keegi kunagi loeb, et kuidas ma olen üles kirjutanud oma elu. aga ma ei tea, kas see päev kunagi saabub ja kas ma olen nõus neid üldse kellelegi näitama. aga sul on need alles? mul on alles need ja, aga seal ma sain ilmselt kõige rohkem kirjeldada seda, mis mu ümber toimus ja mida ma tundsin, et minu sees toimus. et see maailma vaatlemine niimoodi sealt alguse sai. Kirjutasin mõned luuletused ka ja laulusõnu ja siis lõpuks jõudsin romaanide kirjutamiseni, sest seal ma saan inimesi röövida kohe pikaks ajaks enda loodud maailma ja siis neile põnevust tekitada ja üldse teisi põnevaid ja ilusaid emotsioone, hirmsaid ka. vot nii. kas, ma just mõtlesin, et äkki sul oli mõni eeskuju, et no vahel on nii, et sa vaatad mõnda näitlejat ja mõtled, aa, mina tahan ka või loed raamatut ja mõtled, ma pean hakkama kirjanikuks, ma tahan ka sama hästi. sellist asja ei olnud? Mul on olnud küll palju eeskujusid muidugi, sest mulle ju meeldib endale ka lugeda ja tegelikult mul on väga palju eeskujusid olnud rohkem inglise kirjandusest. mul on õed Brontid olnud ühed suured lemmikud, aga tegelikult eesti kirjandusest on mulle ka meeldinud just ajaloolised, need Eduard Bornhöhe jutustused ja siis Kitzbergi libahunt ja sellised lood, mis on võib-olla just ajaloolise maiguga. Õed Brontid ja Kitzberg, kas ma saan õigesti aru, et sulle nagu tundub meeldivat naiste roll kirjanduses või kuidagi naise kujutamine kirjanduses on sinu jaoks nagu oluline? kindlasti. ja on, et mulle, see ei ole võib-olla alati nii olnud, alguses võib-olla mulle meeldis lihtsalt, et kui olidki mingid noortest tüdrukutest mingid lood, sellepärast et ma ise olin noor tüdruk, onju. aga noh, mida edasi see on läinud, siis on muutunud nagu see naine üleüldiselt minu jaoks nagu tähtsaks ja kõik need erinevad rollid ja see ka, et kus kohas on see ajalooline naine, et Eesti naiste kohta näiteks ei ole üldse eriti nagu teada alates mingist perioodist, et ütleme nii, et seal 19. sajand ongi, tulevad esimesed naised püünele, et enne seda on nagu must auk, et siis praegu ongi olnud hästi huvitav uurida nagu seda, et kuidas siis see elu enne seda oli ja just nagu naiste jaoks, et millised need naised tegelikult võisid olla. vot Kas ma nii. saan õigesti aru, et sul kirjutamine on sinu jaoks nagu natuke selline meditatiivne tegevus, et see aitab sul iseenda kogemusi mõtestada, et see on see, miks sa kirjutad? Kindlasti, aga ta, vot see ongi see, et kui sa kirjutad, siis tegelikult kõik, millest sa kirjutad, oled sina ja samas see kõik on sinust väljaspool. et see on see huvitav paradoks selle kõige juures, et ma ei kirjuta oma elust kunagi, ma olen alati kirjutanud väljamõeldud tegelastest ja nende eludest, aga, aga nad kõik olen mina ja mingid minu mured või asjad või rõõmud või mingid tahtmised midagi ette kujutada või läbi elada, et see on ka selline huvitav osa selle kirjutamise juures ja kindlasti ta on meditatiivne selles mõttes, et kui mina kirjutan, siis ma olen nagu täiesti mingis transis, et ma olen teises maailmas ja niimoodi ööd ja päevad järjest, et jah. aga kuidas see kirjutamise protsess sinul välja näeb, et kas sa ootad sellist õiget hetke, sul on õige vein, õiged, ma ei tea, küünlad põlevad, mis iganes, kõik jänesekäpad ja muud õnne toovad amuletid on ümberringi ja siis vaim tuleb peale ja nagu nõidumine. ei, see tuleb nagu rong, see sõidab sinust üle umbes nii, et sa mõtled, tekib mingi aeg, kus sa mõtled, et oi, täna on nagu õhtu vabam ja võib-olla mul on selline imelik tunne, et ma tahaks kirjutada ja siis sa oled andnud oma sõrme saatanale sõna otseses mõttes, sellepärast et järgmised 2 nädalat sul tuleb mingi hoog peale ja siis sa saad alles siis sealt välja.
et vahest see on niimoodi, aga samas on ka pikad perioodid, kus sa tahad kirjutada ja sa istud arvuti taga ja sealt ei tule nagu väga midagi või sa leiad mingid asendustegevused, mida selle asemel teha, et ma ei ole selline rutiinne kirjutaja üldse, kohe üldse ei ole, iga päev ma üldse ei kirjuta, et see tuleb nagu rong ja läheb ja siis on jälle tühjus ja natuke kurbust. kas sulle, ma saan aru, see kirjutamise plokk on sulle siis tuttav? ja mis sa sellel puhul ette võtad? Ehm, no loodus aitab ja nagu ma ütlesin, asendustegevused, et võid koristada võimetuseni. et ühesõnaga äh, on igasugu muid tegevusi, mida sa saad selle asemel teha. ja mõnikord on ka see, et sa ei ole sellel hetkel valmis kirjutama edasi seda kohta ja sa pead sellest aru saama. näiteks oma viimase raamatuga ma sain sellest väga hästi aru. Ma jäin toppama kuskile ja ma tegelikult ootasin seda mingit vihjet või mingisugust asja, mis juhtuks, et ma suudaksin sealt edasi minna ja mõelda, et see kõik on nagu tegelikult põhjendatud lõpuks, miks need plokid on ka. Et kui sa võib-olla, ütleme nii, et ma vahest mõtlen, et kui ma oleks järjest kirjutanud näiteks, siis oleks palju kehvem tulnud lõpuks. et ka seda on. Aga muidugi on hästi kahju, kui see plokk tuleb ja see on niisugune tunne, et enam ei lähegi ära ja ma ei saagi kunagi tehtud ja nüüd see jääbki pooleli ja tegelikult me ei oskagi kirjutada ja ühesõnaga jah, see on kurb, see plokk. Ähm, see võib-olla natuke sa juba vastasid, aga kust sa saad oma lugude jaoks inspiratsiooni? ma saan aru, et noh, see oma elust, aga kas sa noh, ma ei tea, filmid, kirjandus, kuskohast need lood sinu juurde tulevad? Teiste loomingust ikka päris palju. Tuleb ajaloost. Minu viimane romaan nüüd alles eile ilmus, see ongi ajalooline romaan, eks ole. et, et ma igalt poolt haaran, ma arvan, aga eelmised raamatud, Hull suvi ja Hull elu, seal oli pigem nagu selline suveigatsus ja mingi maakodu igatsus ja kuidagi see, aga samas see kõik on jällegi loonud aluse sellest, kus edasi minna, et täiesti oleneb jah. ja muidugi mulle meeldivad inimsuhted ja draamad ja igasugused sellised lood ja ka krimilood ja põnevus, et eriti hea, kui on võimalik neid kuidagi kombineerida. ja noh, eks mind motiveerib ka see, et ma saan seda lugejat natukene nagu solgutada selle kõige vahel et siis vot jah, ma kirjutangi selliste kavatsustega natuke ka. no ma olen siin püüdnud küsida küsimusi sinu kohta, aga tegelikult me ju mõlemad teame, millest me tahame rääkida. et sul tuli eile raamat trükikojast Nõiatütre legend no,. et see on ka selline väga naistekeskne raamat, ma saan aru, või naisekeskne, et ta kujutab seda nõiatütart selles omas ajastus ja see on ühtlasi ka ajalooline romaan. ja see on nii, et võib-olla see nõiatütar võib natukene pelutada eemale inimesi, et nad mõtlevad, et siin on nagu mingi hirmus nõidus, aga tegelikult see raamat räägib Eesti naistest ja Eesti naisest, et uusajal ja varauusaeg on ka selline ajaperiood, kust me üldse ei tea, kuidas naised elasid, Eesti naised just nimelt, et rikkamate naiste kohta meil veel midagi võib-olla on teada, aga Eesti naised on jällegi must auk. ja see raamat tõesti alles nüüd eile minu kätte tuli ja ma olen selle üle hästi elevil ja rõõmus. ja varsti saavad kõik ka lugeda seda, aga jah, et see on Sookrati ja Greti lugu ja tema loomisel ma olen ka nagu hästi palju uurinud seda tausta, nii ajaloolist kui ka võib-olla ka niisugust rahvapärimust ja ka seda, mida on kirjutatud hiljem, et, et kuidagi nagu jõuda selle naiseni. ja noh, kui nõidusest rääkida, siis loomulikult, kui sa juba oled selle tee peal, siis hakkab sinuni tulema igasuguseid põnevaid infokillukesi ja sa ei tea üldse, kust nad tulevad, see ongi kirjutamise nõidus. kui et kaua sa seda raamatut kirjutasid ja ma vist pean küsima ka, et mis on sinu pädevus, et sa saad kirjutada ajaloolist romaani, et päris vist igaüks ei saa. ja
ma sain isegi ajaloos magistrikraadi aastal 2023 Tallinna Ülikoolist. et vaat nii kaua olengi kirjutanud seda raamatut, et ma olen jõudnud vahepeal saada haritud inimeseks. et sinna, see raamat hakkas pihta juba enne seda, kui ma läksin ülikooli õppima. tegelikult ma hakkasin seda kirjutama paralleelselt oma esimese raamatu Hullu suvega. Ma tundsin, et ma tahan sinna seda ajaloolist mingit legendi või seda tausta veel luua, aga ma ei olnud valmis sellel ajal, kui ma seda kirjutasin, veel minema nii kaugele ajalukku ja tegema seda autentseks, et ma kartsin, et see tuleb nagu liiga muinasjutt sihuke, et, et nüüd ütleme nii, et 2016 ma kirjutasin Hullu suve tegelikult valmis, et nüüd on peaaegu 10 aastat hiljem, kus ma olen lõpuks saanud valmis selle ajaloolise romaani, milleks ma olen siis kogunud julgust ja tõesti kogunud neid teadmisi, õppinud ülikoolis, kuidas neid allikaid kasutada, kuidas kõige sellega nagu sügavuti minna. ja kindlasti on selles mõttes ajaloolises romaanis tuleb seda ka tähele panna, et seal on ka valet, selles mõttes, et kõik seal ei ole tõsi. seal on valet ja valet on just sellepärast, et kui see oleks dokumentaalne romaan, siis see oleks nagu ajalooõpik, eks ole. et ma tahan ikkagi sinna seda emotsiooni, ma tahan need tegelased panna rääkima, see kõik on ju minu looming ja väljamõeldiseks. ma ei saa kuidagi teada, kuidas need inimesed päriselt rääkisid. kas sinu tegelased on päris inimesed või sul on seal sellised väljamõeldud tegelased, kohad on päris või väljamõeldud? seal on mõlemat. Absoluutselt, nii inimesi on kui ka kohti on, et keskne koht, kus see tegevus toimub, on Kesk-Eestis Paide lähedal, aga seda kohta tegelikult seal olemas ei ole. seal mainitud, et see asub lihtsalt seal, see Rükse või Rookse on ju, et seda tõesti Paide lähedalt otsima ei ole mõtet minna, aga kui Paide lähedale niisama sõita, võib-olla tekib mingi tunne, et seal võib mingi selline koht olla. et see on ka selline omamoodi maagia. ja kui rääkida nüüd tegelastest, siis on tegelased ka, on välja mõeldud, aga samas kohtab seal ka näiteks Jakob de la Gardid, Gustav Horni, Herman Wrangel, Mattias Forbus, kes on kõik tegelikult päriselt sel ajal elanud ja nad on isegi selles sõjas võidelnud ja võitnud endale ka siin Eestis maad. et näiteks Herman Wrangelist sai ju Põltsamaa lossi omanik ja nii edasi. et need ma olen niimoodi välja noppinud, jah. Kas nad tegelikult sellised olid, seda ma ei tea aga mina lõin nad raamatus omamoodi. Et kõlab nagu väga tõsine raamat. oled sa kindel, et see on noorteraamat? ja sellepärast, et see raamat, kuigi tal on niisugune rikkalik taust, ta sobib kindlasti noorele inimesele lugemiseks, sellepärast et rõhk raamatus on ikkagi seiklusel. Tal on tegevus, tal on seiklus, tal on see armastusliin ka sees. et ta ei ole selline ülearu võib-olla niisugune mõtisklev või pikkade kirjeldustega, et pigem on nagu rõhk ikkagi tegevusel, palju on dialoogi, et ta jookseb nagu niisugune ajalooline film sul peas, et ma usun, et ma arvan, et noortele, kui nad suudavad vaadata muidugi pikemat filmi ja mitte ainult väikseid videoid, siis ma arvan, et nad suudavad ka seda raamatut lugeda ja neile võib-olla isegi väga meeldib see, et see mingi aeg on toodud nendeni sellisel seikluslikul moel, mis võib-olla muidu ajalooõpikust oleks natukene võib-olla igav mõnikord lugeda või noh, oleneb, eks ole, kellel milline huvi on ja kui suur see huvi on. aga miks sa üldse ajalugu õppima läksid, kas see oli seotud nende esimeste raamatutega, et sa tundsid, et sa tahad hakata ajaloolist romaani kirjutama ja läksidki õppima ajalugu? Miks selline valik? Ma arvan, et ma vist, kui ma läksin õppima seda, esiteks mul oli see romaan kogu aeg tiksus mul kuklas tõesti, sest ma sellel hetkel olin kindel, et mul saab see teine raamat Hull elu, mis oli siis Hullu suve järg valmis. ja ma teadsin, et ma pean hakkama seda raamatut niikuinii kirjutama, see tähendab, et ma pean hakkama tegema uurimustööd. ja mulle tundus, et kui ma lähen nüüd ajalugu õppima, siis mul on lihtsam seda uurimustööd teha ja ma saan nii muuseas selle kraadi ikkagi ka kätte. et
ma isegi mõtlesin ajaloo õpetamise peale ja ma vahest ikka mõtlen selle peale, aga, aga, aga mulle tundus, et mind tõmbas see akadeemiline ajalugu ikkagi õpetamisest rohkem ja sellepärast ma sellega nagu lõpuni läksingi. Et see on ka nagu detektiivitöö, et sa hakkad uurima mingi teema kohta ja sa lähed sinna sisse ja sul tekivad mingid avastused ja no see on põnev tegelikult. aga akadeemiline kirjutamine on jällegi selline kuivem, seal on iga asi peab olema argumenteeritud, seal ei ole väga palju kohta sellel loovusel ja kujutlusvõimel. et et see on teistmoodi kirjutamine ja siis ma tundsin ka seda, et ma sellega ei taha otseselt edasi ikkagi minna, et ma tahan ikkagi raamatuid kirjutada just nagu ilukirjandust, kus ma saan neid kahte asja omavahel kombineerida, et see ongi hästi tore, et ma sain seda nüüd teha. kas sa oled alati tahtnud kirjanikuks saada või sul oli lapsena mõni teine unistus ka, et või see on nagu algusest peale selline? Ma arvan, et mul oli palju unistusi lapsena. mul on tegelikult siiamaani, et ma olengi hunt kriimsilm, kui mõelda selle peale, mis ma kõike teen. ja ma tahtsin tegelikult väga saada lauljaks, kui ma väike olin ja psühholoogiks ja ajaloolaseks ma otseselt saada ei tahtnudki. aga, aga siis ma ei tea, kuidagi kõik need asjad ja need valikud on tulnud ja nüüd on mu elu selline, nagu ta on, et näiteks ma olen ka juuksur, ma teen juuksuritööd. Sellest ma väiksena ei unistanud, aga ma jõudsin näiteks ka sinna punkti et ma arvan, et võib-olla lihtsalt see loomingulisus on see, et sa tunned, et sul on seda palju sees ja sa otsid erinevaid väljundeid ja nii mõnes kohas lööd särama, mõnes kohas lööd mitte, et kogu aeg proovid nagu edasi neid asju, et ma arvan, et inimesed võivadki olla mitmed pidi andekad ja loovad ja nad võiksidki erinevates suundades neid asju arendada, et ma ei tahaks kunagi, et keegi ütleks, et ei, et nüüd on liiga hilja või et minul on ainult see üks asi, milles ma olen hea ja et tegelikult on just tore, kui on seda mitmekesisust, ma arvan, et selline lugu. Kusjuures minu jaoks see on päris huvitav, et sul on tegelikult ju sinu kaks esimest raamatut on üsna erinevad sellest viimasest raamatust. ehk siis see Hull suvi ja Hull elu ja nüüd viimane raamat on Nõiatütre legend. et see ja on selline sügavalt ajalooline noortekirjandus, aga Hull elu ja Hull suvi, et need on tänapäevased ja ometi nad on seotud. Nad on erinevad ja, aga no samas on nad ka seotud, täpselt nagu sa ütlesidki, et kui ma kirjutasin Hullu suve kunagi ja lõin sinna selle Rüütli mõisa varemed ja seal oli legend, siis ma tahtsin alati seda legendi sinna raamatusse ka kirjutada, aga ma ei olnud siis veel valmis selleks ja Hull suvi on ka mingi 448 lehekülge paks, et oleks päris raske olnud sinna mahutada midagi veel juurde et mulle tundus, et see story seal või lugu seal peab ikkagi keerlema nende tegelaste ümber selles ajas. aga nüüd, peaaegu 10 aastat hiljem, sest jah, 2016 ma kirjutasin Hullu suve valmis, siis kirjutasin nüüd oma nõiatütre loo ja siis selle aja jooksul olen ma õppinud ajalugu uurima ja kogunud ja kogunud, kogunud veel seda ainest ja nende tegelaste elluäratamiseks. et ma ei olnud lihtsalt siis veel selleks valmis ja see oleks tulnud nagu muinasjutt. kuigi muinasjutud on ka väga ilusad ja kindlasti ka Nõiatütre legendis on natuke muinasjutu sellist elementi, aga jah, ta on ikkagi eelkõige lugu Eesti naisest, noorest naisest ja mis valikud tal üldse selles ühiskonnas siis on uusajal, varauusajal, Eesti naine. jällegi asi, mida pole keegi siiamaani kirjutanud ja nüüd ma tegin selle ära. et siis on põnev, 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 ma juba nii ootan, et kõik loeksid ma olen jupikesi saanud, aga terve raamat veel, no see tuli eile trükikojast, nii et ma arvan, et see ja on andestatav, et mul ei ole veel loetud. pean küsima, kas sa läksid ajalugu õppima selleks, et sa saaksid selle raamatu kirjutada, sest et see näitab ikka tõsist pühendumust. magistrikraad ajaloos, ma arvan, et see on 5-6 aastat ühe raamatu peale, et kas sul läheb ühe raamatu peale nii palju ja nii põhjalikult alati? ei, aga ma läksin seda uurima
õppima läksin küll tegelikult sellega seoses, et ma tahtsin selle ajaloolise romaani kirjutada ja mulle tundus, et kuna see ongi nii suur töö, siis ma võin sama hästi selle kraadiga juba selle eest saada. kuigi peab tunnistama, et ma ei õppinud otseselt uusaega, et see ei olnud minu teema. minu teema oli tegelikult ikkagi 20. sajandi algus. Aga naised olid teemaks küll ja läbi selle naiste uurimise ma tegelikult sain hästi palju allikaid ka selle kohta, kuidas seda oma lugu, oma loos kasutada. sest meil ei olegi, ütleme nii, et meil on 19., 20. sajand ongi see, kus esimesed sellised ühiskondlikult aktiivsed naised ilmuvad üldse Eestis välja, et meil ei olegi tegelikult üldse teada, mis enne seda toimus või kui on, siis need on mingid mõned kirjeldused enamasti kas siis mingite Saksa kirikuõpetajate poolt või ühesõnaga äh, polegi nagu, polegi seda materjali tegelikult. et see oli ka see põhjus, miks ma ajaloos, kui ma hakkasin naise teemaga tegelema, jäingi sinna aega kinni, sest mul ei oleks olnud millegagi töötada muidu. Aga ma saan aru, et see naise teema kirjanduses on sinu jaoks midagi sellist, mis sind nagu paelub või köidab või huvitab või et see on oluline. Noh, jaa, naiskirjanikule vist võikski olla, eks ole. see on kindlasti, see ongi oluline ja, ja võib-olla ongi see, et mida rohkem selle kohta uurida, seda olulisemaks see veel muutub, sellepärast et sa saad aru, et ega keegi teine peale meie Eesti naiste seda ei uurigi, see ei teegi, keegi väljastpoolt ei tule ja ei hakka sellega tegelema. et, ja kui me kirjutame ka võib-olla lugusid naistest, et siis selles mõttes, et ma ei räägi, et need peaksid olema nüüd lihtsalt mingid naistekad naistelood, vaid üleüldiselt, et kus on naistegelased ja et nad on võib-olla ka erinevas vanuses, et mul oli hästi tore sinna oma raamatusse ka kirjutada erinevaid Eesti naisi sisse. seal ei ole ainult see Sookratt, vaid seal on ka Rabarebane, kes on tema põhimõtteliselt nagu ema eest. seal on siis ka taluperenaine Marret, kes täidab kõiki neid perenaise kohustusi nii-öelda. et hästi-hästi tore on nagu selles mõttes neid erinevaid naiskujusid sinna panna ja loomulikult see inspiratsioon jällegi tuleb ju mu enda elust, eks ole, hoopis teisest ajast, et mul on 2 õde ja ema ja vanaema ja õetütar, et meil on hästi palju tegelikult ja sihuke suur naispere kodus, et selle pinnalt on ka hästi nagu tore seda uurida tegelikult. Ma saan aru, et raamat toimub 1602, 1625. 1625, jah, 17. sajand. just. ja seal on päris ajaloolised sündmused sees. Selles mõttes, et üks tähtis kandev sündmus seal on näiteks Tartu piiramine ja vallutamine Rootsi vägede poolt, mis toimuski sellel aastal. ja selle kujutamisel ma olen nagu tõesti üritanud nii palju, kui ma sellest tean, kinni pidada või siis hästi vähe seal muuta, et mis minu selle tegelaste tegevust seal nagu toetaks. ja teine asi on see, et noh, Rootsi ja Poola olid sellel ajal, eks ole, sõjas et kõik need sündmused ja võib-olla ka mõned tegelased, lisaks muidugi see igapäevaelu mõisas, selle ettekujutamine. ühesõnaga, mis liigid meil siin looduses elasid ja kõik kuni sõnadeni välja, et tegelikult on see, mida ma olen selle raamatuga üritanud teha, et seda autentsust ikkagi luua. seal tulevad piirid ette, sellepärast et muidu tänapäeva inimene ei saa enam millestki aru, kui ta seda loeb. aga ma olen üritanud selle teha ikkagi võimalikult selliseks usutavaks ja ma usun, et see on tore seiklus. Arvestades, et sa kirjutad nii palju nagu naistest või et ma saan aru, et naistegelased on sinu jaoks nii olulised, kas sinu raamatud on mõeldud ainult tüdrukutele või need on mõeldud kõigile? ma arvan, et need on mõeldud kõigile ja ei tasu üldse ära ehmatada sellest, et ma kirjutan naistegelastest, sellepärast et raamatut kannab ikkagi seiklus ja seal on ka armastust, aga põhirõhk on ikkagi tegevusel, seiklusel. ta on, seal saab nalja ka, ta ei ole nagu ülearu tõsine, aga seal on ka hirmsaid kohti kindlasti.
et ma arvan ka, et me ei pea nagu otseselt eraldama neid sugusid üksteisest kuidagi ära. et ma arvan, et poistel on ka tore seda tegelikult lugeda ja ma tean, et paljud mehed, täiskasvanud mehed on ka selle raamatu endale juba tellinud ja tahavad seda samuti lugeda. nii et ma arvan, et see kindlasti selles mõttes sobib kõigile. sobib kõigile. aga, aga mis siis nagu on raamatus sinu jaoks nagu oluline või mis nagu heas raamatus olema peaks? Mis need elemendid on, mida sa ootad healt raamatult ja mida ma eeldan, et sa paned ka oma raamatusse siis järelikult, sest et noh. jaa, see täiesti oleneb, et kui ma eelmised raamatud kirjutasin, siis noh, Hullu suvega oli üldse nii, et ma ei teadnud, mis ma täpselt kirjutan, kuna ma hakkasin seda kirjutama ja siis see vahepeal muutis igasuguseid suundi seal. Aga Hullu eluga ma teadsin, et ma tahan ikkagi sellist nagu natuke põnevikku võib-olla teha või sellist krimilugu rohkem nagu pusida. ja nüüd selle raamatuga on jällegi teistmoodi, et tal on see seikluslik lugu, tal on see mingi traagiline lugu, tal on see ajalooline taust, aga ma tundsin ka seda, et ta ei ole selles mõttes selline krimilugu või selline põnevikulugu, kus sa loed terve raamatu läbi ja siis alles lõpus tuleb see mingi surprise, onju, või noh, üllatus. et seda ma nagu ei, noh, kindlasti seal tulebki üllatusi, aga mitte nagu seda, et see lõpuüllatus siis seletab nagu kõik ära. et ma tahan ikkagi, et ta on nagu jooksev seiklus, et seal kogu aeg midagi toimub, et see on nagu hoopis teistsuguse ehitusega, aga samas see tempo on kogu aeg huvitav ja ühtlane ja ma üritasin või noh, ma nägin tohutult vaeva, et seda niimoodi nagu hoida, et need sündmused seal nagu järjest jookseksid kuni siis lõpu nende kulminatsioonideni välja. et jah, et need on erinevad ja on ka erinevalt kirjutatud, aga lihtsalt jah, ma ise muidugi, mulle meeldivad nii krimilood, kui mulle meeldivad armastuslood, kui mulle meeldivad ka lihtsalt ajaloolised mingid jutud, et selles mõttes neid elemente ma olen kõiki üritanud sinna natukene pista ka. Et kas nüüd sul on nagu mitmes raamatus on see üks sama koha nimi, Rõokse, et kas see koht on nüüd ammendunud sinu jaoks või tuleb sellest kohast veel lugusid? see raamat, see viimane raamat, sellele tuleb ikkagi järg, sellepärast et see legend ei ole veel päris lõppenud, aga see toimub 7 aastat hiljem siis ikkagi sealsamas kohas, jah. et 1632 on see aastaarv siis, kus ma tahaks veel sinna minna. ja tuleviku osas ma ei tea, selles mõttes, et kas ma tahan sellest kohast lahti lasta või ma tahan selles jätkata, et eks seda elu juba näitab, aga üks raamat tuleb selle kohaga kindlasti veel. aga miks see koht sinu jaoks nii oluline on või kuidas see nagu tähenduslik on, miks sa just selle koha valisid? Ma saan aru, et see Paide kindlus on seal lähedal, et Paide kindlus on lihtsalt nii põnev koht, et võib-olla see, aga ta oli, ma saan aru, et sellises vanal ajal selline vallutamatu kants sisuliselt, et see kõlab võib-olla niisuguse ahvatleva sellega on paigana. tegelikult nii, et ma valisin ta tegelikult sellepärast, et ta asub poolel teel Tallinnast ja Tartust minnes. väga lihtne põhjus. sellepärast, et ma olen mõlema linnaga olnud seotud ja ma olen alati tahtnud natukene Tartust kirjutada, aga ma nagu ei ole kunagi tahtnud võib-olla või noh, ühesõnaga mul on nagu meeldinud see teekond kuidagi seal vahel või et see kesktee ja teine asi on see ka, et tegelikult ma pere suguvõsa nagu ajaloo poolest olen ka sealtkandist ja ka Lääne-Virumaa kandist pärit. et ähm, et ähm, et ühesõnaga mind nagu on kuidagi see alati tõmmanud võib-olla veidi, kuigi ma pole kunagi Paides elanud ega seal lähedal. ja võib-olla fun fact ka veel, eelmine aasta, kui meil suvel oli noortekirjanduse ühingus pidu, siis ma läksin esimest korda oma elus Paide Maxi Marketisse, mille ma olen kirjutanud Hullu suve raamatusse sisse ka kohana, aga ma pole kunagi seal käinud ja eelmine suvi ma alles lõpuks läksin siis, et oli elamus mu jaoks jah. okei. Ähm, vaatan, meie aeg hakkab otsa saama. Ähm, kas sa võiksid anda mõne nõuande inimesele, kes
ei ole mitte midagi kirjutanud, aga keda nagu ka köidab kirjutamine ja kes tahaks kirjutada, et miks saada kirjanikuks või miks hakata kirjutama või või siis ka ütleme näiteks, et mida selleks teha, et mis on need sammud, et selleks saada, et oskad sa nõu anda? ma arvan, et võib-olla tasub lihtsalt alustada esiteks, kirjutada niisama ilma isegi mõtlemata, kuhu see täpselt välja jõuab ja, ja võib-olla tundagi rõõmu sellest, kas sa lood mingi maailma, kas sa suudad oma tundemaailma kuidagi paberile panna, et noh, ja need erinevad põhjused, miks sa seda tahad teha, eks ole. Ja sealt edasi minna ja kui see kirjutamine juba hakkab nagu jooksma, siis tasub kindlasti ka teistega seda jagada, et leida endale keegi, kes mingi hea sõber või nõuandja, kes kindlasti võib-olla ka loeks. ja see aitab ka hästi palju edasi tegelikult, kui noh, mul on iga raamatuga olnud ka keegi, tavaliselt mu perekond, eks ole, või mõni hea sõbranna, kes loeb ja kui sa näed, et teda huvitab, mis edasi saab ja tema küsib, et no mis nüüd saab või kuidas nüüd edasi läheb või et kas sa juba oled edasi kirjutanud, siis tegelikult see on nagu hästi mõnus, et see kuidagi sunnib sind ka edasi minema. Et kindlasti ei tasu jätta seda ainult sinna sahtlisse kopitama, et tasub ikkagi maailmaga jagada neid lõigukesi ja küsida, et mis sa arvad, sest need emotsioonid, mis me vahetame, see ühendus teineteisega on tegelikult see, mis selle kirjutamise kaudu tuleb, et jah, selline soovitus. aitäh! Väga jah, tore oli sinuga kohtuda, kahju, et nii põgusalt, aga varsti jälle. ja tõesti. kindlasti Ja soovin väga edu sulle sinu uue raamatuga ja ja aitäh, loodan, et tal läheb hästi. peab minema. nägemist! Tšau.